Õues istumise aeg hakkab iga päevaga üha lähemale jõudma ja seekord siis mõtlesime, et teeme siin meistrinurgas ühe väikese laua, mis sobiks nii-öelda diivanilauaks ka rõdu peale, kuid teinekord on ju ka lapsed meil seltsilised sisse, miks mitte ka väike lastelaud. Ja materjaliks höveldatud pruss, kumerdatud nurgaga, ristlõikega 28x70 mm ning lisaks sellele tööpinna või lauaplaadi materjaliks valisin termotöödeldud saare ning alustaksime ka tapi tegemisest. Ma võtsin praegu siin sellise suvalise tüki. Saag on mul reguleeritud nüüd selliselt, et saetera ulatab plaadi pinnast välja, näete selle materjali paksuse jagu ning ära on märgitud materjali laius siia pinna peale. Sellise tapi tegemisel tuleb siis kõigepealt saagida hea, kui on olemas selline platesaag, sälg sälgu kõrvale. Need listakad võite siit sõrmega välja murda. Näitan teile, kuidas saab selle tapi põhja puhtaks. Nagu näete, natukene edasi-tagasi liigutada üle sae ja saab tapi põhja praktiliselt puhtaks, nagu ööveldatud pind oleks ja detailid istuvad omavahel puhtalt ja hästi kokku. Imelihtne. Selle tappimise tehnikaga on mul nüüd ära tehtud, nagu näete, alumine raam, mille otsas on siis põikpuud ja vahelatt ning sama tehnikaga on tehtud ka jalgadele sisse pesad, kuhu vaheraami otsad sisse lähevad. Järgmise etapina läheb peale alusraam, see on mul siis eelnevalt valmis tehtud. Nagu näete, siit pildist ta on nurkadega kokku pandud, metallnurkadega, need on ühed sellised mugavad ühendamise asjad iseäranes kohtades, kus nad pärast hiljem näha ei jää. Nii. Väljapoolt vaadates absoluutselt kruvivaba ja kinnitus vägagi tugev. Alusraam koos, keerame ta teistpidi. Tegelikult me võiksime ta korra kõrvale tõsta, aga ma panen ta teistpidi. Seepärast, et järgmise etapina hakkame vormistama nüüd lauaplaati, kinnitame ta siit altpoolt küljest. Nii. Kuna selle lauaplaadi laudade paika sobitamine, see on tegelikult nagu pikk ja peenike töö, siis jätsin teile selle näitamata. Nüüd nad on oma koha peal, servad on ühe laiuseks mõõdetud ja kinnituskruvid tuleb ainult paika panna. Paneme iga laua praktiliselt 2 kruviga ühe põõna külge kinni. See laud siin, temale nüüd nagu põõna ei ole, millega me saaksime ta lauaraami külge kinni panna. Seepärast, näete, ma panen talle alla veel täiendava lauakese, millega ma kinnitan põiki oleva otsalaua siia pikilaudade külge. Ainult ma pean võtma selle jaoks natukene lühemaid kruvisid. No, ma ütleksin, täiesti soliidne lauapind tuli välja. Ning niisama lihtne see asi ongi. Nii nagu ikka, meie meistrinurga asjad, mida me siin teeme, on üles leitavad ka Puumarketi Pinterestist, nii et heitke pilk sinna, milliseid õuelaudu võib valmistada.